Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Koomikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Minu nimi on Kasper Kikerpill ja minu kõrval, nagu ikka, küsimuste meister Karl Aari Varma. Karl, me oleme tagasi, me oleme publiku ees. Jah. Väga hea. Meie vestlus on... Nüüd ma hakkan vastu vaidle. Meie keemia on parem kui kunagi varem. Aga õnneks meie keemiale on siin lisaks ka meie tiimi kaptenid. Nagu ikka, minu vasakul käel punane tiim kapteniga Sander Aigo! Kolmas hooaeg, Sander. Jah. Eelmine hooaeg oli puhas leht. Miikael ei võtnud ühtegi võitu. See hooaeg 6-8 saadet on tulemas, kas tuleb uuesti 8-0? No ei tea, oleneb ikkagi, Miikael on ikkagi keskmisest lollim inimene. Oleneb siin nendest vastaskaptenite ja külaliste, aga ütleme, et lihtsaks ei lähe kellelgi ja lähme ikkagi seeriat hoidma. Seeriat lähme hoidma, aga kellega sa esimest saadet sellel lool alustad? Võiduseeriat siis alustame siinpool minu kaasvõistleja täna, raadiosaatejuht DJ, tehke nüüd häält ja hakake hüüdma, siin on Andi Raig. Tere tulemast meie saatesse, Andi. See on sinu esimene kord siin saates. Juba kuulsid, Sander on meil palju võitnud, palju korda saatnud siin saates. Mis sa arvad, mis on see sinu panus, mis on see erivaldkond, mida sina tead, mis võib selle punkti kindlustada? No, ma vaatasin siia tulles veel varasemaid saateid üle ja mulle jäi ka mulje, et punase tooli peal istuda on nagu juba võit, et see võttis koorma maha ja ega ma ei plaanigi väga panustada, sest võit on juba kindel. Väga hea. Väga hea, väga hea, väga hea. Ära võta punkte maha tõesti. Ma ei hakka maha tõmbama. Nii, aga punane tiim peab kellegi vastu võistlema ja juba tuli vaikselt juttu, et Miikael on keskmisest lollim inimene ja sellega seoses me mõtlesime, proovime sinisele tiimile võimaluse anda, leidsime, et kõige parem lahendus on proovida uusi kapteneid. Iga paari saate tagant vahetame neid. Esimesed 2 saadet meil sel hooajal teeb meie uus kapten. Teeme talle suure aplausi. Ta on siin varem külalis olnud, aga esimest korda külaliskaptenina. See on Hendrik Punso! Hendrik, sa oled siin saates käinud, sa olid Miikaeli tiimis, kui ma õigesti mäletan. Sa kaotasid, sa oled Miikaelile tuuridele sooja teinud ja nüüd sa võtsid tema töökoha ära. Kuidas sa valmistusid selleks, et siin täna saates edukas olla, võidukas olla? Ja siin ma olen valmis, ma räägin, ma tean Miikaelit ja ma tean tegelikult Sandrit ka, kuidas ta mõtleb ja ma olen valmis andma oma parima. Kuidas Sander mõtleb? Hästi pikalt. Nii, aga Hendrik ei pea minema Sandri ja Andi vastu üksinda. Hendriki kõrval istub meie teine täna saatekülaline. Teeme talle suure aplausi. Meil on külas Erki Sarapuu. Tere tulemast saatesse, Erki. Kuidas sina näed seda? Kuidas kuulsid seda sama, et ei oskagi öelda, mis võidutantsu või võiduhüüet või mis iganes see punane tiim siin kõrval tegi. Kas võttis nagu värisema ka? Ei võtnud. Et kuivõrd Sander mõtleb hästi pikalt, siis ma üldse ei välista, et tal alles eelmise aasta naljad vaata nagu praegu kohale. Okei. Ühesõnaga, meil on tiimid on igatahes väge täis ja võistvaim on väga kõrge. Aga Karl, ma arvan, et selle energia pealt ongi paras aeg minna esimese küsimuse juurde. Lähme ja see aasta või see hooaeg siis mul keelati väga palju loomaküsimusi küsida. Nii et ma siis teen mitte loomaküsimusi. Ja mul rohkem ei olegi küsimusi. Hakkame esimese küsimusega. 2014. aastal proovis McDonald's teha brokkolit lastele meeldivamaks ja leiutas uue maitsega brokkoli. Mis maitsega see oli? Kiiruse peale on või? No, see on nüüd 3 hooajaga siia jäänud saladuseks. Kes vastab ja millal? See on siuke vaibipõhine. Ei hakka kõiki asju välja mõtlema. Sa tegid häält, alusta.
ahah, jaa, 2014 brookoli lastele meeldivaks. McDonald's siis, alustame sellest, et ega McDonald'si toit on läbi aastakümnete maitsenud täpselt ühte moodi. Ma soovitan, et see on Ameerika oma, sellepärast Ameerika McDonald'si, ütleme, reeglistik toidudele on natukene vabam. Taste like crap, jah? Mis see küsimus täpselt oli? Mul on brookoli McDonald'si aastanumber meeles. Nad proovisid teha, et lapsed hakkaksid rohkem brokkolit sööma ja leiutasid uue maitsega brokkoli. Mis see maitse oli? Mis maitsena brokkoli lantsi? Aga kui te peaksite söötma lastele brokkolit sisse, lapsed ei taha brokkolit. Mis maitsega sa teeksid brokkoli? Kui sa saaksid ise valida? Selles mõttes ongi niimoodi, et ega sa muud moodi ei saagi sööta last brokkoliga kui ainult niimoodi. Seal pole vaja maitset üldsegi. Kumba sa praegu rükkasid, kas nagu last brokkoli suunas või brokkoli lapse suunas? See on väga tähtis. Ma õrnalt praegu juhatasin lapse brokkoli juurde. Kas sa saad? Aga mis maitsega see võis olla? Hakkame tulema Ameerika, eks ole? Ameerikas. Viski maitseline. Lapsed. Viski. Kuule, näiteks 70-ndatel Prantsusmaal pakuti koolides lõunaks alates 13. eluaastast veini. Seega, miks mitte Ameerikas lapsed ei või juua? Ma võin sulle öelda, et ka 2000. aastal juba Lasnamäe koolides jood ikka veel seda veini. See traditsioon läks edasi. Vein oli see, mida joodi Lasnamäe koolides. Kultuur on jõudis Eesti. See oligi vein, see oli see 20%-ine kõuts tubaka vein. Okei, viski on üks variant. No ei, vist ei lähe. Ameeriklased armastavad magusat. Coca-Cola tuleb mul pähe kohe, aga joogina on Coca-Cola niikuinii olemas. Mis veel? Kummikommid, popcorn, fritüüritud. Ei no niikuinii oli fritüüritud. Seda küll, jah. Seal pole küsimust. McDonald's siis muud asjad, seal muud moodi ei saagi süüa. Seal peab nii kuum töödeldud kõik see asi olema, et kõik on nagu täiesti kontrollitud. Aga proovige mingi asi nüüd lukku panna. Kuskilt mingi vastus. Soolakaramell. Ütle sina tegelikult. Soolakaramell ei ole üldse halb mõte tegelikult ja umbes siis ta ju hakkas levima või. Aga ma ei tea, ma pakuks ikkagi pigem mingisugust... Soolast midagi? Ei, ta ei ole soolane, ma ei usu. Et brokkoli tehti magusaks, sina arvad? Hendrik, sina oled kapten, sa võid võtta kontrolli. Sina jah. Ja sa võid... Kuigi ma ütlen nendest kahest, Punso jäta kapteni mulle. See on mingi Boldi-vend tuli tuppa kaasa. Enesekindlus! Anna talle! Paneme sinu vastusega. Valige ära, kas soolane või magus. Kui midagi veel magusat, mõtleme ühe magusa variandi veel välja näiteks. Nii, mis see võiks olla näiteks... Kui romantiliselt rääkida, siis näiteks mõne kauni daami huuled. Lastele. Viski kauni daami huuled ja soolakaramell. On meie valikud praegu. Ja meie valikud on tegelikult... Aga tead, võib-olla lähme mainstreamimaks šokolaad. Mis sa sellest arvad? Šokolaad on ka variant. Šokolaad, jääb šokolaad. Paneme šokolaad. Panete šokolaad. See on vale vastus. Aga mulle meeldis teie mõttekäik. Ma ütlen, soolakaramell ei olnud veel 2014 pop. Natukene... Erinevalt teist meil oli. Nii, aga nad olid sellest õigel teel. Väike esimene vihjeraund ka, et pigem jääda magusad. Mitte otseselt magusad, aga pigem sinna poole spektrumile. Ma võin anda tugeva vihje. Ära anna veel. Ei, okei. Ära pole ja vaja, sest me ju mõlemad nagu ilmselgelt teame. Mina alati, kui mu külaline tuleb, siis ma küsin nende käest, mis on sinu nagu nii-öelda eriala, milles sa oled tugev. Ja Andi konkreetselt ütles mulle, et kiirtoit, USA varija. Ja siis niimoodi ütles, et no tegelikult ma tean brokkoli kohta sitaks. Ma arvasin laste kohta. Noh. See tuli sealt pool. See on teisel pool. Või tegelikult ju me kõik teame, on ju, et vihje vastusel oli tegelikult sõnas USA. Ehk siis me arvan, võime ühes suust öelda vastuse. See maitse on 3-4... Vabadus. Vahukomm. Me pakume vahukomm. Päris lähedal, aga mitte õige. Teeme nüüd hea vihje ja kiiruse peale. Ma teen vihje. See oli roosat värvi. Roosa brokkoli! Roosa brokkoli oli. Sa ütlesid kiiruse peale, ma olin kiire, ma anna punkt. Kuidas roosa maitse? Mis on roosa? Mis võib roosa olla? Mis asjad tuleb pähe? Roosa. Mis puuvili on roosa? Ja väga sünteetiline maitse. Ükski asi päriselt ei maitse selle moodi. Mitte päris? Mitte päris. Roosa. Jooke tehakse ka palju selle maitsega. Grape, pink grape või?
energiajooke tehakse. Grete Paia. Grete Paia on hea variant. Ja kui ma ütlen, et kui öelda, et see on toit, siis sa sülitad selle välja. See, mille järgi sa maitses, sa sülitad selle asja välja. Sa närid seda ja sülitad välja. Närid seda. Nätsu maitsega. Näts on õige vastus. Oh jumal. Ja taas arvas ära teie, et see seda. Pane. Sinu punkt Pange see esimene punkt endale ära. Kas see on araabia või eesti päraselt? See on nüüd. Õige. Jah. On või? On, kõik on õige. Kust poolt, kuhu poole me loeme? Hakkaks teist poolt tulema, siis on võimalik nagu... Ei, väga hea on praegu. Väga hea on praegu. Okei. Pärast sa saad teiselt poolt ühe ette panna. Ongi. Mina olen loll. Aga... Väga hea, aga esimene küsimus, esimene vastus. Jah, ja esimene punkt ka. Ja mis see küsimus oli? Küsimus oli see, et mis me just tegime või? Võtame kokku. Et aastal 2014 McDonald's tegi brokkoli, mis oli lastele, siis pidi olema maitsev ja meeldiv, see oli nätsu maitseline, aga see ei läinud hästi sellepärast, et laste jaoks oli veider kombo. Neile ei meeldinud see. No vot. Sööksite brokkoli nätsu? Ma sööks kõike. Ma arvan, et ma teeks nii nagu öeldi, et närid ja siis sülitad välja. Väga hea, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Karl, mis on meie teine küsimus? Järgmine küsimus. Mis jook leiutati Natsi-Saksamaal alternatiiviks Coca-Colale? Me hoiame teemat. Pepsi, Cola. Toidu teema. Mis jook leiutati Natsi-Saksamaal alternatiiviks Coca-Colale? No nätsulimonaad see ei olnud vist. Sa näed, jah, sa proovid teha seda, et mul on nagu see lüngad või nagu lülid on õige sõna. Lülid vahel, aga ma ei ole nii kaval. See ei ole nii tark saada. Ma pakuks kombucha, aga sa ütleksid, et see ei olnud populaarne veel siis. Ära paku siis. Samas arvestades, et tegemist oli Natsi-Saksamaaga, siis see jook ei tohi ka pruunivärvi olla ju. Ma ei tea, see ei olnud see põhjus, miks Coca-Cola alternatiivile prooviti leida. Nüüd tulid mõttekäigud. Nüüd me hakkasime mõtlema. Teise küsimusega me läheme soojaks. Väga hea. No mis see võiks olla? Mis see võiks olla? Jägelmeister! Aga see on ka pruun ju. Seda küll, jah. Kurat, värvi pime. Oota, aga miks see pruun ei tohi olla? Natsi-Saksamaa. Juudid olid ju. Ma juba kahetsen seda küsimust. Mõni asi oli valita. Selles suhtes isegi hästi, alles teise küsimusega me jõudsime sinna. Väga hea. Me pakuks tarhunn ja rohkem ei taha rääkida. Ma ei tea, kuidas teil, aga mul on karjäär ja nii. Ma arvan, et selle küsimusega lähme kohe vihje juurde. Vihje on siis see, et see jook ei ole enam, ei tehta nüüd tänapäeval sellest, mida siis tehti. Et põhjus, miks see jook leiutati, oli see, et Coca-Cola siirupit ei saanud Saksamaale too aeg viia ja siis tehti õunamahlast ja Vodra linnastest. Aga nüüd on ühe teise puuvilla maitse peale jõutud. Ehk siis... Kas see kali või? See on mingi jook. Õunakali. See on mingi jook, jah? Nüüd on teise puuvilla peale jõutud. Näiteks praegu ma loen selle kitarri, selle kasti peal on kirjas kleepekas. Tõenäoliselt oli ta küll kleepuv jook. Jah, seal oli suhkrut sees tõenäoliselt, eks ole, lähme edasi. See on puuvilja öeldi, nii jälle me oleme puuvilja juurde. Ei no ta ju isegi ütles, et alguses oli ta õun ja Odra linnased. Just. Mis on siis? Tülitsege. Meil on arutelu praegu. Sa oled nii vihane. Proovid otsustada, kumb kakten. Aga see on sinine tiim, kes proovib. Okei, aga tegelikult me pakume Fanta. See on lõplik vastus? See on lõplik vastus. Õige vastus on Fanta! Pange endale punkt. Sinine tiim tuli võistlema. Ja, tõesti leiutati Fanta sellepärast, et ei olnud Coca-Cola siirupit saada. Alternatiiv, see nii meeldis. Siis, kui sõda läbi sai, Coca-Cola kompanii tuli, võttis oma selle allharu, kes Saksamaal oli. Fanta eksporditi mujale ja siis jäädigi apelsini peale sinna. Aga Odra linnast praegu siis on Fantas olemas. Ei, nüüd on natuke teise retseptiga ajada. Nüüd ta ei ole seal midagi pärist enam. Nüüd on brokkoliga. Nüüd on nätsu brokkoliga. Nüüd on nätsu brokkoli. Varsti läheb pruuniks. Jah. Ja nimi muutub. Noh, saimegi kõik callbackid tehtud. Kas te küll puki eelarvesse saaks juurde panna midagi? Nii sitt on. Keegi tahab vahetada. Kaua ma pean siin olema.
nii, aga lähme kolmanda küsimuse juurde. Lähme ja nüüd siin ma annan teile päris palju infot selle küsimuse alguse jaoks. Anguilla on saareriik Kariibi meres ja siiamaani on nende põhiline majandusosa tulnud turismist. Nüüd viimase paari aastaga aga kuskilt mujalt ja see uus allikas on lausa rohkem kui 10% SKP-st. Mis on see uus rahaallikas? Riik on Anguilla. Anguilla. Kariibi mere saared. Väike Kariibi meres, väike niisugune 20-kilomeetrine saarekene. Tead, meie õnneks mina olen veetnud Kariibi mere saartel kuid oma elust. Rigas. Martiniquil ja sükest kohta ma ei ole kuulnud. Sa võrdled ikka Anguillat Martiniquiga. Martiniqui inimesed vaatavad Anguillast üle. Jah. Aga seal on mingid ained. Seal on mingid produktid, mis Martiniquil olid, on banaan ja see suhkruroog, millest tehakse rummi hästi palju seal piirkonnas. Mis seal veel võib olla? Samas Anguilla mõtle nüüd teistmoodi. Ma tohin vahele, ei taha ka tegelikult. Ütle ära oma. Ei, kas see on lihtsalt see, et ta on mingisuguse online hoorade maksuparadiis ja kogu lugu? Ei ole. Aga sa mõtled, et see on viimase paari aasta jooksul on see asi juhtunud. Viimase paari aasta. Mõelge, mis buum on viimase paari aasta jooksul maailmas toimunud? Aga jotta räägime nendest online hooradest. Siin on mingid krüptokaevandused pandud, serverpargid. Pask, sul on õigus vist. Ei ole. Ei, tal ei ole õigus. Ma ütlen niimoodi, et see oleks siit. Selle punktis ükskõik kumb teist tiimidest juba karjub, sest ma olen piisavalt vihjid andnud. Ma ütlen, et vanasti... Lähme selle sama mõttelõnge, mis on veel peale krüpto olnud see, mis on viimasel ajal üles... Mis on suur teema, suured arengud. Üks vihje veel juurde. Üks varasem riik, kellel oli samamoodi rikastus, oli Tuvalu. Siis peavad olema narkootikud. Kohe ütlema seda. Täpselt samamoodi, see on internetiga seotud. No siis on need online kasiinod. Samas online kasiinod, cool bet, väga hea valid. Aga ei ole. Ei ole. Mis veel on? Võib-olla tuleb punase tiimi pealt. Mis mõtted veel on viimasel ajal, mis on olnud nagu viimase paari aasta jooksul teinud suure arenguhüppe? OnlyFans. Kaari, sinu plaan. Mind sponsoreerib. Mina sponsoreerin väga suurt osa. Nii, OnlyFans ei olnud siis, jah? OnlyFans ei olnud, aga punane tiim, proovime siit poolt ka midagi. Mis on teie arvus? Krüpto on läbi käinud, OnlyFans on läbi käinud. Suht suur osa siit ruumist on kasutanud vastavaid teenuseid. Online hoorad. Varsti võtab maailma üle. No siis ta mingi AI, aga mida nad teevad sellega seal? Miks see nende, mis nad siis... Mõtle riigi nime peale. Ja kuidas need seotud võiks olla? Nende riik domeen on .ai. Täpselt nii, õige vastu. Fuck, jah. Ära. Isegi aplaus oli laisk, kui see oli kihvt. Seda oli äge näha. Nüüd see tuva, okei. Ja Tuvalu oli .tv. Nende domeen oli .tv ja tõesti Anguilla siis domeeni nimi on .ai ja suur osa sellest nende SKP-st on nüüd seda interneti domeeni müümine. Hea küsimus, Karl. Ma ei tohi küll siiras olla. Ma pean kogu aeg mingi seevenda. Vaata, eelmine aasta sa ei teinud mulle ühtegi komplimenti. No siis sitad küsimused. Ega see, et Karl selle aega tegi komplimendid ei ikka niimoodi. Aga kuna meil on siin raadioinimesed, siis ma küsin raadioküsimuse. No nii, see on teie koht. Esimene saab vastata siis kiiruse peale. Miks mitmed inimesed, kes 1938. aastal raadiot kuulasid, arvasid üks hetk, et maailm on lõppemas? Miks nad arvasid, et maailm on lõppemas? Paanikas jooksid tänavale. Mis aastal? 1938. Raadioga on see just seotud. Tõenäoliselt läks signaal kaduma ja siis tekkis mingi jõhker ragin ja siis nad arvasid, et see on mingi kuuli pildumine või mingi laskmine või mingi siuke asi. Siis nad kuulasid ju tõenäoliselt. Ma korra mõtlesin, kas ma saan komplimenti teha, aga ei, sorry. Kas see ka toimub, et kas vihjed saaks või? Jah, sa hakkad formalist aru saama. Kõigepealt lase neile öelda midagi lolli, siis küsi vihje. Andi tuleb rahulikult ja taktikaliselt väga hea. See oli tegemist ühe meelelahutusprogrammiga. See oli sihilik. See oli sihilik, aga seal, ma ütlen, mis juhtus, et inimesed poole pealt läksid seda programmi kuulama. Nad ei kuulnud introt. Kas see ei olnud see mingi
kas see on ühe superkangelasega seotud lugu, ei ole, on ju? Ei, mitte päris super. Sellega mingi aga su mõte läheb õigesse kohta. See on see heli, mis ta teeb, kui ta mõtleb. Valus on! Ai. Kodus Steveni peal ma olen mälumängudes jumala hea, aga ma ei tea. No aga võta siis mingi mugava, seda nad nende pukkidega taotlevad. Taju ei töötaks. Oot, mis oli mingi kuuldemäng, see pidi siis kas otsa saama, see pidi mingi vihje, mingi jumal tuli seal saates. See oli nagu siis, vaata, kui vanad ja kobedad saavad jalad alla, siis kui nad kogemata Maia ära tapsid ja siis oli nagu see, et oi-oi. Aga mis see sai olla, mis kuradi kuulda, kes? Ütle lihtsalt maagilist õige vastus, palun. Kas ma peaks vihjet juurde ütlema? Palun. Ei, see Maie õigus. Nüüd sellest, sest sa ütlesid sõna kuuldemäng. See on õige mõte. Sellest kuuldemängust on nüüd tehtud ka väga palju filme. Üks väga hiljuti, mis oli väga kohutav. Ja kõik vihkasid. Okei, aga... Ice Cube mängis. Ma tahtsin just öelda, et Jan 2 ei olnud väljas. Ma ütlesin isegi põhilise näitleja ära. Pane väike punkt juurde. Mul on tunne, et võid panna vist, jah. Oota, aga mis Ice Cube ei mänginud Oppenheimeris ju? Tegelikult tema oligi see ta on lihtsalt nii karakter. Sa ei saa aru. Aga kas teie, et see läks nüüd sellesse, et see on selle aasta ilmselt kõige hullem film? On sama sa mõtled see Naked Gun või? Ei, seal Ice Cube ei mänginud. Selle aasta kõige hullem film, kus mängib Ice Cube. Jah. See väga muutus nüüd filmi küsimuseks. Mul on tunne, ma pean aru, kas publik teab? Ütle siis, mida sa... Jah, täpselt istud seal üksinda nurgas. Vaata, see on nagu see klassikaline värk, et siin mehed võimlevad, õige mees tuleb ikka nurgast. Täpselt. Aga mis õige vastus on? Maailmasõda on õige vastus. Ehk siis teeme aplausi ka. Publikule. Meil on intelligentne publik. Mis siis juhtus, oli raadiomäng, eks ole, raadio siis näidend Maailmade sõda, kus tulnukad ründavad. Esimene osa sellest ongi see nagu uudiste siis sõnumina tuleb, et maailma on üle võtnud, New York on langenud. Inimesed kuulasid seda, nad ei teadnud, et see on see raadiomäng ja siis läksid paanikast tänavale, et tulnukad on rünnanud, me nüüd sureme, eks ole. Ja Toompead rünnatakse, ma kardan. Toompead rünnatakse. Nii, aga selle juures, vahepeal, mis seis on ka meil? Meil on sinisel tiimil 1 punkt, meil on punasel tiimil 2 punkti ja publikul on ka 1 punkt. Jah. Tehniliselt punasel on... Ma olen pool punkti, neil on pool on siin veel õhus. Siin on konkreetselt kirjas. Oot, mille eest? See oli teise õige vastuse. Need oli 2 õiget vastust. Publik ei öelnud just. See oli 3. See oli 3. küsimus juba, jah. See on 4. Te olete hetkel publikuga viigis. Jah. Ühesõnaga, lähme järgmise küsimuse. Ma olen kõige lihtsam. Lihtsalt lähme küsimuse juurde. Karl, üllata meid. Teeme midagi kiiret. Miks võileib leiutati? No nii, miks leiutati võileib? On väga spetsiifiline põhjus. Kõht oli tühi. Et süüa saaks, jah? Aga alustame saama tagasi. Erki, mis sinu võileib üldse on? Minu võileib või? Ja mis sinu võileib on? Alustame sellest. Mis on sinu ideaalne võileib? No tahaks, et oleks ikka korralik sink peal ja kalamari ja mida kõike veel on ju. Sink ja kalamari. Mis metal-bänd see on? Just. Aga karm reaalsus on see, et ma söön kuivikuid. Ka hea bändi nimi. Oota, aga mis siis oli, et võisai oli mõeldud selleks, on ju, see oleks üks variant. Teine variant on see, kes leiutus oli Lord Sandwich. Lord Sandwich, väga palju ütleb ka loomulikult see, aga... Ta pani sellele oma nime, sest ta oli väga tagasihoidlik. No mina hakkab sealt tulema, et mille jaoks on võileib hea, seda on hea kaasa võtta, eks ole? Nii, kuhu me nüüd selle kaasa võtame? Ja see leiutati tõenäoliselt väga ammu. Probleemi püstitus, kuhu võtta kaasa võileib? Mitte väga nii ammu, kui sa ise arvad. Väliselt või? Ja, see oli niisugune paarsada aastat. Ahah, enne seda võileib. Mis? Võid ei olnud, selle pärast. Võid ei saiegi. Vanasti polnud jah, võid ei olnud. Ei no, võib-olla selle pärast mõeldigi välja, et see leib kurat läks nii kõvaks, et oli vaja kuidagi teda pehmemaks saada. Ja kui sa vees seda leotad, siis ta on siuke blõk. Paned nagu võid peale, siis ta nagu kuidagi ikkagi läheb paremaks maitseks. Kõige lihtsam vastus sellepärast, et ta maitseb paremini kui ilma võita leib. Jälle nii vihane. See on kerge see näljaviha tuleb sisse, nagu me oleme liiga palju toidust rääkinud. No Karl, mis sa ütled selle peale? See on kahjuks, ma ei kuulnud ta vastust.
oota, aga kui kuivalt oli raske ei süüa? olnud, see on vale vastus. Ei olnud selle. ma tohin küsida? Et kas see asi on meil praegu tõlkes, on ju, kui me räägime sandwichist, siis võileib. Kas see tegelikult see tähendab, on ju nagu kahekorruselist, kus on sai teisel korrusel ka? Need kokku pandud ja see on see brittid, see oli Lord Sandwich. Ehk siis see on mingi seotud, mingi näpud jääks puhtaks või mingi siuke loogika, et see teine sai seal peal täidab mingisugust eesmärki. Mõtle tegelikult, ma annaks vihjeks nii palju. Liha oli vähe. Et see, kes selle leiutas, oli Lord, eks. Ja ta tegi väga palju ühte tegevust, käis tegemas. Tal oli väga palju... Mida teevad Lordid? Ma täpsustan. Tal oli väga palju vaba raha segajaita. See on 18 pluss tegevus, noh. On küll ja 18 pluss tegevus täiesti. Mis ta käis tegemas teiste meestega. Jahipidamine. Jahipidamine. No mitte päris. Võib ka jahipidamiseks nimetada. Mis see siis oli, et sõbra seeme ei läheks saia vahele? Ma küsin, sa ei pea. Me oleme kõik siin, et õppida päris. Tead seda vana probleemi? No jah. Ma tahaksin näha kuskil investorit proovimas saada. Tead, mul on probleem. Sai ja seeme. Miks? Seemne sai. Huvitav, et neile sa ütled lihtsalt vale vastus ja mind hakkad mõnitama. Mitme vilja sai. Ma jõuan sinna, sinu jaoks seemneleib on väga teine produkt. Kuule, aga mitu sõpra on siis, kui sul on mitme vilja sai? Me oleme kaotanud kontrolli saatel. Oota, ikkagi, miks tal seda teist saia sinna peale vaja on? Ütle mulle nüüd. Kas me tohime vastata vahel? Te võite vahepeal vastata muidugi. Me vastame, sest et kuna tegemist oli Lordiga, ta andsite vihjet, et ta käis teiste meestega tegemas 18 pluss tegevust, ehk siis mängis kaarte. Ja selleks, et mitte kaarte rasvaseks teha, võtles ta välja 2 saiast või 2 leivast koosnevast sandwichi. Tead, ma annan sulle jah selle ära. See on õige, see on peaaegu õige vastus. Mängige kaarte! Ma ütlen, õige vastus on see, et ta saaks käia hasartmänge mängimas, kaarte mängimas ja ei peaks lauas püsti tõusma ja nagu seda kaardi tegevust. Ma ei ole nõus praegu. Sest keegi nagu ütles, et see on, et miski ei saaks rasvaseks. Vahet ei ole. Lahe mäng! Kuidas selle mu küsimused nüüd meeldib? Nii kuri! Kes nüüd tuli? Ja seis on 2-2. Väga hea. Aga lähme nüüd, meil on vaja siin teha ikkagi selgeks, kes võidab täna, nüüd lähme järgmise küsimuse juurde. Kas teeme küsimuse või paneme need asju tegema? Teeme ühe küsimuse ja siis paneme asju tegema. Teeme nii. Sander tegi ära juba ju. Siis teil ka näpud rasvaseks ei saaks. Igatahes. Okei, küsime siukse, kiirema võib-olla. Nii. Jällegi ajaloost. Teeme ajaloost. Kui Ameerika presidenti 1881. aastal tulistati ja peale seda arstid metalliotsijaga kuuli otsisid, nad ei leidnud seda. Miks? Miks nad seda kuuli ei leidnud metalliotsijaga üles? Kuul oli tehtud millestki muust. Hea mõtlemine, aga kahjuks ei ole õige. See oli tinast kuul. Ta ei olnud libahunt. Metalliotsi ei olnud veel leiutatud. See oli Alexander Graham Belli prototüüp ja see töötas. See oli prototüüp ja see töötas. Aga lähme sinise tiimi juurde. Siis järelikult see töötas, ma ei tea, aku ei olnud tühi. See töötas väga hästi. Oota, aga kas ta tinale üldse reageerib? Jah. Tähendab kuul tuleb sisse. Ühelt poolt. CSI Miami. Või väljuda tagant või teiselt poolt. Täpselt. Mis siis, kui see kuul isegi ei jäänud kehasse? Vale vastus. Aga mulle meeldib, kuidas sa mõtled. Vaata siia poole, anna vihje, aga meil on väga hea pakkumine. Teeme vihje nüüd mõlemale tiimile. Nüüd läheb me juba sinna, kus me peame mõlemale tiimile vihje tegema. Arvestad, neil on 20 punkti, sul on 2, aga ma ei tea, kas see on vist. Ei, mõlemal. Siinpool, mina olen 20. Vihje on siis see, et see metalliotsija töötas väga hästi. Ja kogu aeg. Ja no siis oli tal mingisugune tehis, mingisugune organ pandud rauast või millest. 1800. Okei, rauast küll tema tehisorgan, millest arvab? Ei, no võis olla mingisugune. Hambad olid rauast suus või midagi. No ei, aga mõelge selle koha peale, kust seda otsiti, kui arstid otsisid. Kust nad otsisid? Kui see toimus kuskil metalliruumis.
haiglas toimus? Haiglas, morgis. Ta oli voodi peal, mille see raam oli metallist, sellepärast nad ei leidnud seda. Paned vastuse lukku? Jaa, paneme või? ma arvan küll. See on õige vastus, väga hea, metallvoodis. Ma arvan nüüd peame kuhugi, teeme mingi teistsuguse raundi nüüd. Sul oli mingid mõtted, ma tean, sa rääkisid mulle enne saadet. Ma siinkohal lihtsalt ja mainin, et see on ka tänapäeval metalliotsudega see probleem, et tegelikult see ei olnud isegi ainult raam, aga raam on metallist ja tihtipeale on vedrud ka all metallist. Nii et kui nad ei mõelnud küll selle peale, need arstid ja Alexander Graham Bell ja kõik asjad, et aga äkki paneks ta korra voodi pealt maha ja siis otsiks on ülesse, vaid ja, see on need metallvedrud ja voodiraam. Asjad, mis sind huvitavad, ma ei saa kunagi aru. Ma ei ole kedagi kuulnud nii hingestatult rääkima sul metallvedrudest ja nad ei leidnud. Madras oli isegi tähtsamaid asju, mida sa elus vajad. Kuule, teeme midagi muud. Seis on 2-3, sinine tiim läks juhtima. Seis on 2-3, Sander kuulsid, seis on 2-3. Ja mis sul mõttes oli? Ma panen tiimid joonistama. Paneme tiimid joonistama. Kuule, küsime ka, Andi, kuidas sinu joonistamisoskused on? Kohutav. Väga hea. Erki? Väga head. On head, jah. Ja õnneks te ei peagi, me ei hinda seda siis kunstliku oskuse põhjal, vaid ma ütlen teile mütoloogilise tegelase ja teie peate mulle joonistama seda mütoloogilist tegelast. Miks neid pabereid nii palju on? 2 mõlemale, 1 mõlemad joonistad. Ma andsin sulle 3 kogemata. Tagasi. Aitäh. Nii, et põhimõte on siis see, et ma tahan lihtsalt teada võimalikult palju neid tuvastatavaid osasid, juppe selle mütoloogilise tegelasele, et te võite seda kriipsujukkuna ka teha, et seda ma üldse hinda. Ja esimene tegelane, keda ma tahan, et te joonistaksite, on Kappa. Kappa, see on Jaapani mütoloogiast, elab veekogude ääres. Ja kui sa tahad temast lahti saada, siis sa pead kurgi sisse oma nime graveerima ja selle talle andma. Ja siis ta läheb ära. Vahest tahad, jah? Muidu ta sööb su lapsed ära. Et see on niisugune trade-off, mis nagu me ikka teame. Nagu ikka see käib. Vana hea Kappa. Kappa, veekogu ääres. Veekogu ääres. Ja mul on paar asja, ta on ühe looma moodi. Ja tal on üks kindel siis osa tema peast on teistsugune, nii palju ma teile vihjeks ütlen. Praegu ootan. Sain. Kui palju me siia peame? Kas me peame profiilis või? Nii palju, kui sa tunned, et sul... Neid tuleb veel või? Ma võin teile teise paberi anda. Ja meil provisiooniväärtuse taha ei jää. Paberid on meil palju. Me anname publikule, kes tahab joonistused. Pärast korgid peale. Mida suurem, seda parem mõnes mõttes. Kappade kohta, mis ma oskan, et ta on Jaapanis üks levinumaid võib-olla selliseid mütoloogilisi olendeid. Seal on hästi palju neid erinevaid. Aga see, et ta on vee lähedal tegutseb, mängib kuidagi rolli. Jaa, tema see olend ka, kelle järgi ta on tihtipeale vees elab. Ja ta on selline, ta on tegelikult nagu pool siuke koduvaim, et kui sa annad selle kurgi asja, tema puhul on ka see, et ta kannab endaga kaasas, seda saate, kus ta endaga kaasas kannab, vett siis oma sellest kodulombist nii-öelda. Ja kui ta selle kodulombi vee maha pillab, siis ta peab minema kodulompi tagasi, siis ta ei söö ära, siis kui sul kurki ei ole oma nimega, siis sa pead saama selle veed. See oma nimega kurk on teema, ühesõnaga. On, see on väga suur ja, et igaks juhuks kannad kaasas. Sa ka? Mul on kurk praegu ka kaasas, aga ära küsi kus. Taha ma näitan sulle oma kurki või? Kaspar, vaata ma laua all võin sulle oma kurki näidata. See väike kurk või? Ei no see ega siis raiskama ei pea. See väike apu kurk. Kornišon. Tähendab selline on see kurk. Nokaga? Ega ütle meile, et on nokka. Kuule, mul ei mahu pildi peal ära, aga need osad, mis ära ei mahu, on nagu ajalooliselt ülitäpsed. Aga anname veel 10 sekundit teil aega. Nii viimased detailid saate veel juurde panna. Kui sa vaatad oma paberi peale, tunnen ennast halvasti ja sa vaatad kõrvale, mõtled, Picasso. Ma pean ütlema, et mis siit tuleb nagu on lahe lihtsalt nagu. Ma tahan seda oma albumile. Teil on tõesti kõigil oma stiil, seda on äge lähe. Aga viimased 4 sekundit. 4, 3, 2, 1 ja nüüd aitab. Aitab. Teeme aploosiga meie kunstnikele.
kuidas me teeme, kas me laseme neil nüüd tutvustada oma pilte? Ja ma arvan, et laseme sealt poolt, sellepärast me oleme sinisest kogu aeg alustanud. Okei, aga alustame siis Andi, tutvusta meile oma joonistust ja mis sa siin, mis on need detailid? Kaamera zoomib, meil on zoom-kaamera peal, väga hea, kasutab. Kapaga mul meenus loomulikult kohe kapa dress ja siis ma üritasin meenutada, milline see logo seal välja nägi. Teistsugune. Ja mul oli kuidagi meeles, et nagu kaks seljad vastamisi istuvat inimest ja siis ma vaatan, et Punsol on kapa dress seljas, mul oleks mind sealt lihtsalt maha helistada. See ei olnud kokkumäng, see oli kogemas. Et need detailid olulised on kõik seal dressi peal, mis mul siin puudu on, et kapa. Okei, väga hea. Huvitav lähenemine. Sander, mis sinu lähenemine oli? Minu lähenemine on see, et järgmine osa ma tahaksin mõni minut rohkem oma külalisele formaati seletada. Nüüd, minul siis... Kapa on nüüd, see on kurgiauk ja see on lasteauk. On jah? Kaks detaili, mis ta kindlasti on kurgiauk ja lasteauk. Ma ei ole, sul on vist õigus. Sa arvad, topib samasse auku neid, see oleks insane. Niimoodi saab seenhaiguse. Siis on ju haiuim, et kalafeatuurid. Siis silmad, ma tegin Jaapani pärased. Inspiratsiooniga. Ja siis siin on, ta ujub, tal on sellised kõrvauimed, millega ta nagu ujub. Aga ajalooliselt tegelikult me enam ei mäleta, see on läinud kaduma, kuidas ta altpoolt välja nägi. Mõni arvab, et nagu kala, mõni arvab, et nagu innauit ja keegi ei tea. See oli mu 40-aastastele. Ülevalt pool, mis ütleksid, mis looma keha tal on? No kapa. Ja siin ongi haijuppe on ju. Ma mõtlen nagu torso, kus see lasteauk on? Hästi ebaviisakas on nagu defineerida tema, kust jookseb torso, kust jookseb nagu pea. Minu viga. Et ta ongi lihtsalt selline, jah. Jah, väga hea, aga läheme sinise tiimi juurde. Alustame seekord Hendrikust. Ahah, jah, mul ka läks aju nagu Andil läks kohe selle kapa dressi peale, eks ole, aga ma mõtlesin, et see peab olema edasiarendus nendest naistest vist, kes siin peal on, eks ole, et naised ei söö lapsi. Kurki võib olla. Ja siis mina mõtlesin, et see peab olema midagi krokodilli. Tead, kui sa magad laini maha, sorry, ma oleks pidanud ütlema, et neil on ka lasteauk ja kurgiauk on sama. Ei, liiaks jäi! Jäi liiaks, ei ole ära teeni. Ja tegelikult ma tegingi kaks siis olendit, kes näevad välja nagu krokodillid, sest mulle tuli pähe nagu midagi siukest ja üks siis sööb kurke ja teine lapsi. Ja selles mõttes lihtne lahendus. Väga hea, kompaktne. Mis see keskel see rist on lihtsalt nagu... Tead, see on lihtsalt väike element, mille ma lisasin. Kunstlik valkiri. Väga kihv. Nii, aga lähme Erki juurde. Erki räägi meile, mis sina tegid? Mul on siis selline, paistab läbi, ma isegi ei pea seda allapoole tõstma. Ühesõnaga, kuna ta elab vee ääres, siis ta meenutab sellist krokodilli või mingit, hisalikku, mingit, kurat, nagu näha on tal laps praegu juba kõhus sees, sest et muidu ta on nagu peeniksem. Ta on nagu madu seedib. Jah, sest et tal seda teist auku nagu väga ei olegi. Siis, et ta saaks ujuda, on tal uimed, et oleks hirmsam, on tal siis draakoni saba, siis on tal käpad, siin on see veeanum, see tema koduveega. Mulle meeldib keegi teine seda veeanumat ignoreerida. Ja siis on tal peas on, vaata, see siin. Mis sul peas on? See on see, kuhu asetatakse kurk niimoodi. Kas tal on nagu siuke taldrik on peas, jah? Ei, no ta ei ole nagu taldrik, ta on nagu siuke avaus. Põhimõtteliselt ongi nagu siuke tunnel, sa paned sinna kurgi, põmm. Ja samamoodi Jaapani silmad, aga ta vaata, kuna ta on ikkagi kurikapa, siis tal on silmad ka nagu niimoodi. Vaat siuke ja habe on ka. Mul on raske ülesanne nüüd. Kuna mina näen seda kapapilti, ma väga ootan, mida sina nüüd ütled. No ma seletan, mis ta siis on. Ta on tehniliselt kilpkon. Nii, joo. No näed. Kilpkon altpoolt. Ühte äkki meil on 4 kilpkon. Ei ole vaid, meil on 1 kilpkon. Meil on konkreetselt 1 kilpkon. Kõva, ma unustasin öelda, et see on nagu kõva, kus selja osana. Jube ümmargust, mingit poliitika juttu tuleb sealt. Tal on nokk.
Nokk. see on hästi otse tema poole, aga see kellel on on nokk? nokk. see on väga eestvaatest, jah. Ja eest vaat nokk. ja see peaanum on, tal on pea sees kauss. no näed. Selle ma annaksin. Disainis siin ise. Kapakauss. Ja siis kurk läheb suhu. Aga ja tal on üks kurgiauk ja taasteauk. Väidetavalt. Et rohkem ma ei oskagi, need on need kui ma oleks seal kilpkonna kilpi, võib-olla siis näiteks need jalad, mis on nende lestadega. Lestad ma oleks võtnud ka pardijalad, pardinokk. Kilp on teisel pool. Lestad ei mahu ära. Anna suurem paber. Mul on tunne, et me peame ühe olendi neile veel andma, et aru saada, kes punkti saab. Teeme kiirelt siis, teeme kiire joonistamise veel. Teeme ühe kiire joonistamise veel ja see on ühtlasi ka nüüd see, meil on praegu, kas me anname neile punkti selle augu? Vaatame, me Okei, hoiame veel õhus. Teil on siuke pool punkti õhus ja nüüd on oluline. Sander, Andi, teil on veel võimalik see saade kinni panna. Mind ammu enam ei huvita. Ei, lõpeta ära. Sander, sind huvitab. Ei ole emotsionaalselt investeeritud. Järgmine olend, keda te peate joonistama, on üks Eesti olend. Ja ta on väga Eesti siis folkloorile omane, mujal teda eriti ei ole. Ja see olend, keda ma tahan, et te joonistaksite, on kratt. Ja kuna krattidel on erinevaid tõlgendusi, siis ma võtan ükskõik millised panna, nagu selles mõttes, kui see on õige. Mitte lihtsalt, et suhas siin on kriipsujuku, aga milline on kratt? Ja sa ei tea, mis kratt on, siis kratt on, teed maagiaga, paned ta ise kokku. Ühte on kindlatest asjadest tehtud, paned kratti kokku, siis annad saatan nagu ikka, annad saatanale natukene oma verd ja siis ta äratab kratti ellu. See on Eesti asi, ruumis palju meil krati fänne on? Üks krati fänn. No aga hakkage joonistama, milline näeb teie kratt välja? Tulge algus, väga tugev algus. Näitan igaks üks. See siis kui alt kahe jala vahelt üles. See oli lapse auk. Kaspar. See oli 16 pluss auk, ärge mured. Aga ma nüüd sai aru, mis sa mõtlesid. Kutsu siis Joel Steinfeld külla. Ma võin teile mingi saada, et kratid, põhimõtteliselt kratil oli see, et sa äratad ellu ja siis ta hakkab sinu jaoks tööd tegema. Et kogu käib ringi, korjab varandust kokku, teeb siukest asja ja ta on nagu kodune asi, aga nagu ohtlik osa kratist on see, et ta ei peatu kunagi, et ta jääbki siis liiga palju tegema. Kui sa kogu aeg talle seda uut ei tee, siis ta järjest teeb ja lõpuks pöördub sinu enda vastu ka ära. Karl, mis sinu kratt teeks? Minu kratt või? See on hea küsimus, aga ma arvan, et tooks mulle süüa. Vaadates, kui toiduhinnad praegu on, ma oleks kratt süüa. Andsid alla või? Ei. Sul on tehtud juba või? Mul on tehtud, jah. Sul on valmis, jah? Üllatusmoment on. Aga anname veel 10 sekundit aega, Pange oma kratid kokku. Näen, siin on nüüd väga palju detaile. Oleme aru saanud, et detailides saab punkte. Karl, oled valmis need detaile hindama? Jaa. Juba näed. Need on asjad, mis sul on vanas Eestis kodus olid. Mis sul võis olla? Teeme viimased 4 sekundit. 4, 3, 2, 1. No nii, näitame. Alustame seekord sinise tiimiga. Alustame seekord Erkist. Erki, näita, tutvusta meile oma kratti. Ma tegin kratist, tegin sükse tootearenduse ja hüppasin vanast Eestist tänapäeva Eestisse. Nii. Need, kes ei näe, siin on kirjas Roomba. Ehk siis robot-tolmuime, ma arvan, et on kratt. Vanast Eestist? Vanast Eestist, jah. Sest kratt tahab tööd teha kogu aeg. Ta tahab kogu aeg tööd teha. Väga hea loogika on siin olemas. Ütlete asju, mis Karl ütles, nagu ta oleks välja mõelnud. Ei, siin mingi loogika on. Mis sa veel saatanile pidid verd andma, seda teadsid ka. Andsin. Kalli elektriga toidan teda ju. Tegid pakendit lahti taskunaga, oih näpul sisse. Nii, aga Hendrik, tutvusta meile enda kratti. Jaa, kui sa ütlesid, et mitmest osast kokku pandud, siis telekas. Vanast Eestist. Teil on omamoodi arusaam sellest vanast Eestist. Ei, no sa näed siin ju kineskoobi. Aga Eesti on ju uus.
mis asjad sul on, millest see tehtud on? Täpselt, sul on kineskoop telekas. See on see, kus peal sa triikraud. Triikimislaud, okei. Ja need on antennid. Ja ei, ühesõnaga, point on tegelikult see, et sa lihtsalt leiad asju maja pealt kokku ja sellest ongi kratt pandud. Millest ta on, see ei ole oluline. See ongi erinevatest asjadest, see oli rikkam majapidamine tol ajal. Ütleme niimoodi, vaestamatel jah ei ole telekat, eks ole, võib-olla teie vanavanematel polnud, siis te naeratasin praegu, eks ole. Aga tead, lordidel olid siuksed juba. Vanas Eestis olid lordid. Ma lõpuks saan see 18. sajandi Elon Musk. Eesti Elon Musk. Õpetajatel see hetk, kui sa saad aru, et keegi ei ole kodutööd ära teinud, kellelegi laim. Ei, ma muidugi lugemiskontroll ja siin on need tegelased. Aga oi kui tähtsad. Nii, aga lähme punase tiimi juurde. Lähme kõigepealt Andi juurde. Andi, tutvusta meile oma kratti. Tundub siuke... No mina mäletan väga hästi, milline kratt välja nägi. Siin on ämber. Nii. Luuad. Silmad on tehtud erinevatest asjadest. Suu samamoodi. On mingi vilepill ja kui ma nüüd hakkan vaatama, siis ta võib-olla on hoopis lumememm, kellel lumi on ära sulanud. Aga noh. Aga sul on väga õige kratt. Natukene invaliid ka sul. Teeme aplausi. Sul on väga õige kratt. Mitu detaili ja mitu punkti seal kratile tuleb. Vaatame Sandri ära. Ja mis minul on usk oma kaasvõistlejasse. Ei, aga tegelikult, nagu me kõik teame, siis kratt oskab ennast ka nähtamatuks muuta ja mina siis joonistasin ta sellel hetkel. Aga kratt on hea tehtud kodustest asjadest, rehad, luuad, sirbid, peaaegu ütlesin vasarad otsa, aga vikatid, siuksed asjad tööriistadest, mis sul kodus on. Nii et see luuad ja see on täitsa õige. Et siin... Räägin rikkam majapidamine. See oli vaesem oma seal, jah, nagu me näeme, aga... Mis sa vaat, kurat, jumala Nobel ämber. Ma ütlesin kokkuvõttes, et... See on konservatiivne ja see on siin nagu siuke progressiivne. Ma arvan, et me seda saame ainult ühte viisi lahendada. Seis on nüüd 3-3, paneme siia punkti ära. Aga meil oli pool punkti ka veel ju. See ongi see, et tänu sellele saate üldse 3 punkti peale minna. Ja nüüd on praegu 3-3 ja me lõpetame nüüd selle kiire küsimusega. Ja me teeme kohe vihjega ja nüüd on kiiruse peale, kes iganes saab selle punkti, võidab tänase meie hooaja esimese saate. Karl, vali küsimus välja, lajata. Olemas. Lajata. Shakespeare'i näidendis Julius Caesar. Pane teine, see on jama. Ei, usalda protsessi. Okei, proovime. Oli üks näitleja, see on päris sunninud lugu, kus üks näitleja, kes pidi tund aega siis Caesari laipa mängima ja niisama lebama, tegi midagi Mark Antoni viimase kõne ajal. Ja ta tegi midagi, mis rikkus selle kõne täiesti ära. Mis on see, mida ta tegi? Lõi pihku. Ei. Sinine tiim. Ei magamaks norskama. Ei olnud see hääl. Haigutas. Proovime nüüd sinist tiimi. Ei, ma arvan, et ta väljutas enda kehast õhku, kas siis suust või... Peeretas. Õige vastus on ta peeretas valjult. Kuule, me tegime ära. David ja härrad, ma arvan, me paneme punkti juurde. Ja ühtlasi meil on suur au. Me alustame oma kolmandat hooaega hoopis teistmoodi kui eelmist hooaega, nii et meil on väga juba põnev. Aga enne veel, kui me lõpetame saate, täname inimesi, kes siia tulid, aga Sander, kas sul on midagi, mis sa tahaksid rahvale öelda enne, kui me võtame saate kokku? Et mis me siis tõestasime on see, et mitte mina ei ole selles mängus hea, vaid Miikal oli hästi siit. Aga on sul midagi reklaamida, on sul midagi rahvale öelda? 11 on süüdi üle Eesti igal pool. Mingi enamused esimesed showd on juba välja müüdud, tule hästi ruttu, muidu ei saa. Ja kus kohast inimesed piletid saavad? Huumoriklubi.ee ja sanderoigus.ee. Piletikeskusesse võid minna. Ühesõnaga, leiate piletid üles. Hot.ee, kaldkriips, Andi Rai. Minu käest saab siit, mul on hõlmal ka paar tükki, kui leiate üles. Aga Andi, kuidas inimesed saavad olla kursis sinu tegemistega? Kuulates raadiot Sky Plus ja üle Eesti ööklubides erinevatel aegadel. See on väga äge, Andi Rai. Teeme aplausi ka, see oli sinine tiim. Või punane tiim, vabandust. Ja lähme sinitiimi juurde. Hendrik, kuidas inimesed saavad olla kursis sinu tegemistega? Jälgige mind Instagramis, Hendrik Puntso ja mul on YouTube'is ka saade Puntso Maania. Vaadake seda, käige showdel, aitäh. Väga äge.
ja Erki, mis oleks parim viis inimestel olla kursis sinu tegemistega? Ma tahaks küsida, kas on mõtet teha OnlyFans? Paneme inimesed, pange kommentaarides. Kes ja kui palju nõus maksma Erki OnlyFansi? Ja kui palju te nõus? Siuke väga odav. Ühesõnaga, teeme väikse turu-uuringu. Jah, teeme turu-uuringu. Onlyfans.ee/kriipskurgiauk. Ja see vahva kurgiauk lõpetab meie saadet siin. Ühesõnaga, meie 3. hooaja esimese saate on võitnud Sinine tiim. Teeme suure aplausi. See oli Hendrik Kunso, Erki Sarapuu. Teeme suure aplausiga meie punalise tiimile. See oli Sander Õigoos, Andi Raik. Minu kõrval oli nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Mina olin teie vahva saatejuht Kaspar Rikerpill. Näeme varsti jälle. Tšau! Kuumikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Aitäh, et vaatasid ja siinkohal ütleks suur aitäh meie suurele sponsorile Kuulbet, meie produktsioonitiimile Vin TV-st ja muidugi teile, et vaatasite. Kui tahate meid paremini toetada, pange väike subscribe meie kanalile, pange like videole ja täpselt nii meie vaateskond saabki kasvada. Aitäh teile!